see esimene mälestus, mis mul on, me olime maal Lagedil, elasime linnamajas ja siis muidugi Kunderi tänaval oli meil korter Tallinnas ja meil oli suvemaja mu vanaisal Külmatalu Lagedil Rae vallas. Tuli välja, et see oli 14. juuni, mis oli ju esimene küüditamine Eestist ja venelased olid venelased okupatsiooni oli siis juba Eestis, nad olid riigi üle võtnud ja kõik meie sugulased nagu Konstantin Päts ja teised olid küüditamisel Venemaale, Siberisse. Ja üks Rae valla nõunik või tegelane kes töötas seal, tuli ja rääkis meile, et NKVD tuleb ja hakkab teid otsima, et kinni võtta. Nad tulevad, et tahab teid küsimustele viia ja Tallinna, aga nad õieti on küüditamisel siin. Ja see nagu päästis meie sellest saatusest. See on mul kõik meeles, see, mis juhtus. Me läksime siis selle Pirita jõe lõuna poole on sissevõtu toru, mis viib Ülemiste järvele vett, et Tallinna linna joogiveeks teha. Ja sinna, kui sa läksid sealt sisse, see toru viis ühte filterveevärki, mis siis puhastas vett ja siis pumbati seda edasi Tallinnasse. Aga see sissevõtu toru oli nii suur, et me saime seal ennast peita. Ja me läksime seal, kuigi oli umbes kõhuni rinnani vees, vanaisa, see oli mu ema, mu õde Inna, mu ema, mina ja Annet ei olnud veel mu õde, nii et meie olime seal. Isa oli metsas, hoidis ennast eemale mobilisatsiooniks, sest tema vanused mehed võeti kõik Vene sõjaväkke ja tema oli nagu metsavendadega seal. Ja olime seal ja siis see ema ühe päeva pärast hiilis sealt välja, läks Rakke sinna linnavalitsuse küsima ja ütlesid, et nad olid ütelnud NKVD, need tulid veoautoga sinna, et meid ära viia. Ja et me oleme kõik läinud Tammikule, see oli Ida-Virumaal, oli minu vanaisal üks koht, kus ta oli ka teine talu. Et me olime sinna läinud ja nad läksid sinna teda otsima. Ja me pääsesime sellest. No paar päeva hiljem tulid nad uuesti tagasi ja siis, aga ei saanud alati, nad hoiatasid meid ja me pääsesime sellest. Aga selle küüditamisega surid minu isapoolne ema, minu vanaema ja vanaisa sealt poolt. Vanaisa suri kohe Siberis esimesel aastal. Vanaema elas veel edasi ja sai isegi Eestist välja, aga siis hiljem suri. Ja teised kõik, Mati Päts ja Konstantin Päts muidugi, minu vanaisa vend, Konstantin Päts, kõik 19 sugulast, vist Pätsi sugulast ja me viidi ära. Nii et mul oli ainukene see, kes jäid järgi. Õieti sellel ajal ma ei teagi, kes oli. Mõned tulid Siberist tagasi nagu Mati Päts, aga sellel ajal olime vist ainukesed, kes jäid järgi Jürvetsoni ja Pätside perest. 9. märtsil 1944, see oli siis, kui see, mida kutsuvad praegu märtsi pommitamine, siis oli Estonias oli ballett, kratt ja mu vanaisa viis mind seda vaatama. Me olime seal teatris ja see etendus hakkas peale ja siis tuli see õhualarm. Tavaliselt, kui see õhualarm oli, siis nad vaigistasid inimesed, olge valmis lahkuma, aga ei ole veel midagi juhtunud või lennukid ei ole ligidal. Aga seekord nad ütlesid, et vaata, nad tulevad Tallinna üle väga palju need lennukid, et paneme etenduse kinni ja juba pommid langevad kuskil eellinnades. Aga kõik majad põlesid ja seal olid surnud hobused tänavatel, ma mäletan. Ja see oli tõesti kole, see oli õudne, mis nad tegid seal. Estonia teater sai pihta, nii et oleks me seal sees olnud, oleks võib-olla haavata või surma saanud. Aga nad said inimesed ennem välja. No jah, siis oli 44, me otsustasime siis maale minna, et me enam ei ole, Tallinn oli kardetavaks jääb ja kaitse ei olnud hea ja kolisime Tallinnast elama Lagedille. Ja siis hakkas, tuli 44. sügise poole. Me kuulsime raadiost, mul vanaisal oli suur vägev Philips raadio seal, mida ma sain kuulata ja me kuulasime BBC-d sellega ja kuulasime saksa muusikat ja vene asju ja sealt oli, et see renne hakkab, et Soome plaanib teha rahu Venemaaga ja siis me teadsime, et kui see juhtub, et siis sakslased kindlasti lahkuvad Eestist. Me otsustasime siis sõita Tallinna Lagedilt, see oli umbes 20, peaaegu viimastel päevadel, 21. september 1944. Ja kuna autod ja rongi liiklus enam ei käinud, autod oli meil ära, meil oli 2 autot, need olid
venelased juba konfiskeerinud esimese okupatsiooni ajal. Sõitsime hobusega Kunderi tänaval politseiaega, panime hobuse, jätsime uue, panime väike märk peale, et keegi tahab hobust ja vankert, palun. Võib-olla aitab kedagi, eks ole, mis me ka seda tagasi viima ja hommikuks oli hobune ja vanker läinud, nii et keegi võttis selle ja võib-olla aitas teda pääseda ka. Ja me olime seal, aga ikka ei teadnud, me vaatasin järgmine hommiku tõusin üles ja ma vaatasin aknast välja, seal oli kõik veoautosid täis, kõik Saksa veoautod, või noh, see oli Eesti Leegioni ja Saksa autod olid tühjad, kõik seisid seal, veoautod. Üldse inimesi ei olnud, vaatasin aknast välja, ütlesin emale, et ei ole, vaatasid, et nii palju huvitavad autosid, ma olen sinna vaatan neid, eks ole, ja vaatasin ära ja tulin tagasi ja siis ema otsustas mulle piima osta. Piim oli seal, väike pood müüs piima seal all maja ligidal. Ja kui ta läks välja, ta trepi peal kohtus ühe Saksa ohvitseriga, kes oli veel Tallinnas. Ja see oli kapten, see oli Tallinna sadama komandant, kes oli, noh, mitte meremees, ta oli merekapten, aga ta ei olnud laevaga, ta oli selle sadama juhataja. Ja ta oli ehmunud, et ema oli veel seal, ta oli kena rahva, kena tore mees. Me perekonnad said läbi ja ta oli väga vastu tulelik eestlased, et ma lähen kohe, et teil on 20 minutit aega lahkuda, mina olen viimase sõjalaevaga, ma lähen siit ära ja 20 minuti jooksul, kui te olete pakkinud, siis võite kaasa tulla, aga pakkida, mu ema, isa ei olnud ette valmistanud pakkimisega, aga mu vanaema ja vanaisa, kes olid meiega koos, me olime koos Lagetil, tulime koos Tallinna. Nemad olid pannud asjad kokku, nagu see pilt ja see siin, nad lõikasid raamist välja, rullisid selle kokku ja et kaasa võtta. Ja siis nad võtsid ka hõbelusikaid ja niisugust asju, millega saab, mida saab müüa võib-olla, et saab elada ja süüa. Kui meie laev ei olnud mitte kõige viimane, siis võib-olla eelviimane, ta ei oldki enam sadamas, sest nad purustasid need kraanasi ja ladusid. Ma vaatasin ka, kui ma rääksin veoautod sealt sadama poolt, siis võis vaadata meie korteri majas, seal ei olnud neid kõrged maju ees veel ja palju suitsu ja asju tuli sadama juurest. Ja nad sakslased lasid need õhku, et venelased ei saaks neid kraanasi ja asju tarvitada oma jaoks. Ja see komandant oli selle, juhatas neid või neid sõdurid, kuhu minna ja mida teha. Ja üks plaan oli, neil õieti seda Tallinna elektrijaama, mis on seal suure korstnaga, tead, seisab seal patarei ääres, on vist praeguse korstnaga seal, mis sellel ajal võib-olla praegu ka teeb elektrit ja sooja vee jaoks ja elektrit Tallinna linnale, see soe vesi, elekter läks kõik torude läbi, eks ole, need me ei olnud kaminatega kütet korteris, vaid seal tuli radiaatoriga kuum vesi sisse, aga talve hakkas tulema, see oli märts, see oli septembri lõpul. Ja ema rääkis selle mehega, et ütles, et kus te lähete, ta läheb, purustab need alapanne ja ütles, et kas on tõesti mõtet seda teha, et Eesti riik jääb siia, teie lähete ära, meie läheme ära, sõdurid lähevad ära, ega venelased ei hakka seda elektriga midagi tegema Saksamaa kahjuks. Aga see võib-olla hoiab inimesi elus ja võib-olla see hoiab ja nii, et nad saavad edasi selle talve läbi minna, mis on väga raske. Ja see kapten ütles, et ta läheb, räägib sõduritega, et võib-olla jätame selle. Ja see jäigi. No jah, see veoauto tuli järgi meile, me panime sinna sisse, madrused aitasid, me läksime sadamasse, aga see laev, see oli sõjalaev, see oli abiristleja, see oli juba seisis reedil, see ei olnud mitte kai ääres. Kõik laevad olid sealt läinud. Muero läks paar päeva enne või päev enne, see lasti maha ja siis nad lasid veel mõned kraanad katki ja need viisid meid selle parvega sinna suure laeva juurde, millega me läksime. Ja siis tuli üks Vene hävitaja lennuk ühe propelleriga, kuulipildujaid ja lasi seda paati, aga meil oli kõva katus peal, korrugated või laineline teras plaadist, see kaitses. Aga see tegi nii, et mulle kõrvad olid kinni, tead, 2 päeva me ei kuulnud midagi. Siis me läksime sinna laeva peale ja sealt oli meil 2 abilaeva oli kaasas ja läks sealt Poolasse, Kotenhafenisse, see oli Tooma Gdynia on selle nimi praegu vist, see on seal Danzigi juures. Siis ta oli veel Saksa kontrolli all, nüüd ta on muidugi Poolas jälle. Ja kõik laevad Eestist läksid sinna, maandusid seal. Ja meid kaitses, nagu ma rääkisin, kuna see oli militaarlaev ja need viimased komandant ja sadama mehed olid seal peal, siis meie kaitseks oli 2 hävitaja laeva, nii et Vene allveelaevad jätsid meid rahule, muidu need olid seal ja lasid kõik need paljud laevad, hukkusid seal rohkem inimesi kui
siin Titanicust loed, et 12 000 või 1200 inimest suri ja kui kole see oli, seal üks laev läks alla. Wilhelm Gustloff vist oli, ma ei tea, kas 6 või 7 000 inimest suri.